Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Ja nagu näha seda episoodi, ma filmin siin autos sõites, kasutades seda võimalust ära, et ma istun siin ja mõtlesin jagada mõningad mõtted teiega lähtuvalt sellest jutuajamisest, mis meil oli eile õhtul meie meestekal, kus teatud teksti lugedes me jõudsime, ja nagu ikka võimalik, eks ole, hakkad ühest teemast pihta, jõuad hoopis teiseni. Ja ma arvan, et Jumala vaim nõnda ka juhib, et mis tõeliselt on tähtis. Arutasime kurjuse teema üle, kui palju Jumal lubab vaenlasel tegutseda. Ja kus see piir jookseb, kus me peaksime teda sõitlema ja meelevalla võtma ja teisest kirjakohast lähtuvalt, kus Piibel ütleb, et Jumal ei lase meid rohkem kiusata, kui me suudame kanda, vaid ühes kiusatuse või testiga valmistab väljapääsu, et me suudaksime kanda. Teoloogiliselt, kui me vaatame selle peale, ma arvan, et me näeme teatud erinevaid kihte. On nii-öelda need pindmised kihid ja on sügavamad kihid. No, me võiks öelda nõnda. Kust üldse kurjus siia maailma tuli? No, me ütleme, et Aadam oli sõnakuulmatu Jumalale, sõi sellest puust, millest Jumal keelas teda söömast ja tänu sellele surm tungis maailma. Inimene sai patuseks, inimene tuli saatana võimuse alla, saatanast sai sõna otseses mõttes inimese isand. Ja sellepärast Piibel räägib, et me oleme tulnud pimeduse riigist, tema poja, armsa poja valguse riiki. Uuesti sünd tähendab midagi, mis sünnib meie sees uueks, aga et me tuleme ka ühest keskkonnast, pimeduse riigist, Jumala poja riiki. Ehk me olime enne vaenlase võimusel ja kus vaenlane selle võimuse inimkonna üle sai, oli ilmselgelt, kui Aadam menetas oma autoriteedi ja valitsuse, mille Jumal talle andis, mäletame seda, valitsege kalad üle meres, lindude üle taeval, kõigi kroomajate üle, kõigi elajate üle maa peal. See oli inimese valitsus, välja arvatud teiste inimeste üle. Ja nüüd, kui Aadam kuuletus kuradile, saatanale, kuulates tema valesid, siis ta tegi sellega saatana oma isandaks. Piibel ütleb, et kellel sa sõna kuulelik oled, selle oris oled. Ja nüüd saatanast sai isand ja inimene sai orjastatud selle uue filosoofia ja elustiili ja arusaamise ja vaimsuse külge. Ja sellepärast vaenlasel on olnud meelevald siin maailmas. Nüüd, kui Jeesus tuli meid vabastama kuradi võimusest. Tänu Jumalale selle eest. Piibel ütleb, et kolosslastele kirjas, et ta häbistas vastast ja röövis kõik relvad kuradi käest. Ja tõesti Jeesus ütleb Ilmutuse raamatus, et minu käes on põrgu vallavõtmed. Tema käes on meelevald taevas ja maa peal. Tagasi tulles selle juurde, et kust üldse kurjus siia maailma tuli, me võime öelda, et saatan oli selle kogu asja algne põhjustaja ja samuti kiusas inimest Eedeni aias. Tõsi ta on. Küsimus aga on, kas Jumal ei teadnud, et Lutsifer, ülistusingel, ilmselgelt ülistusingel vastavalt Esekieli 28 ja Jesaja kirjale me näeme, et tõenäoliselt Lutsifer oli ülistusingel. Et kas Jumal ei teadnud ette, et Lutsifer langeb ja tema loomus muutub ja temast saab kurat ja saatan? Arvan, me kõik teame vastust. Kui Jumal on Jumal, siis Jumal teab kõike, näeb kõike ette, tunneb kõike, ta on kõik võimas. Miski ei üllata teda. Tema, kes ei ela ajas ega ruumis, kelle tarkus on mõõtmatu, kelle arusaamine on ületamatu. Arvata, et ta ei näinud ette Lutsiferi langemist, et temast saab saatan, samuti, et ta ei näinud ette
Aadama langemist. Ma arvan, me kõik nõustume, et see ei saanud olla nõnda. Need Jumal pidi seda ette nägema. Ometi laskma sellel juhtuda. No mõni ütleb, no mis pärast siis Jumal seda lasi juhtuda? Parim vastus, mille peale mina olen tulnud, on see, et see kogu universum on see lava ja kõik need sündmused on see taustsüsteem, mille najal Jumal sai ja valis ennast ilmutada inimesele. Kui sa oled ideaalses keskkonnas, kõik on alati hea, miski ei lähe viltu, midagi halba sulle ei juhtu. Kuidas siis see, kes on loonud selle maailma ja tahab, et sa tunneksid seda loojat läbi ja lõhki, kuidas ta saaks ilmutada oma atribuute, kui ei ole olukorda ja keskkonda, kus seda vaja oleks, kui ma ei ole kunagi uppumas? Kuidas ma teaksin, et sina, minu sõber, suudad päästa inimesi uppumissurmast? Sa oled vetel päästa, sul on see võime olemas, sa oled treenitud, sa oled õppinud seda. Ma ei teaks seda iial. Kui ma ei ole iial haige, kuidas ma tean, et sul on võime tervendada mind? Kui ma ei ole kunagi üksinda, kuidas ma tean, et sa oled sõber, kes on lähem kui vend? Kui ma ei ole hüljatud olnud, kuidas ma tean, et sa oled mind vastu võtnud ja adopteerinud oma lapseks? Kui ma ei ole kogenud pimedus, kuidas ma tean, mis tähendab valgus? Ja kõik need vastandid toovad esile seda, et Jumal saab ennast ilmutada. Me loeme sellest roomlastele kirjas. Ma arvan, et see on 3. peatükk 5. salm ja 5. peatükk 3. salm, aga kus ta ütleb, et kui meie ülekohus teeb avalikuks Jumala õiguse või õigluse. Mis teeb avalikuks õigluse või õigsuse? On see vastand, ülekohus. Nii et minu alandlik arvamus on, et päeva lõpuks, või tegelikult olla aus päeva alguses, Jumal ütles, see on see viis, kuidas ma valin ennast ilmutada inimesele, keda ma olen loonud ja keda ma armastan ja kelle osas ma tahan, et ta tunneks lähedalt, intiimselt, kui suur ja võimas, kui lähedane, kui armastav, kui halastav, kui armuline, suur varustaja, tervendaja, Jumal, mina olen. Kõik need omadused. Nii et selles mõttes vaenlase tegutsemine ei ole Jumalale olnud üllatuseks. Ja Hiobi raamatust me näeme, et Jumal tõepoolest seadis ka vaenlasele piirid. Ja ta ütleb ju seesama 1. Korintuse 10 ja 13, et me ei ole tabanud muud kui inimlik kiusatus. Aga ustav on Jumal, kes ei lase meid kiusata, kes ei lase vaenlasel kaugemale minna, kui me suudame kanda. Ja Thessaloniklaste kirjas räägitakse, et vastane tahaks tulla esile, aga tuleb kõrvaldada see, kes teda takistab, nii et on keegi, kes takistab vaenlast. Ja sellises pealmises kihis, tõsi, me seisame vastu kuradile. Me võtame meelevalla tema tegud üle. Piibel ütleb, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Jakobus 4.7, Markus 11. Minu nimel nad ajavad välja kurjad vaimud. Äkki see oli Luuka 10, kus Jeesus ütles, et ma annan teile meelevalla astuda vaenlase kõige väe peale. Nii et meil on instruktsioonid seista vastu saatanale ja tema inglitele ja teemonitele. Ja isegi taevaluse kurjuse vaimud, nii-öelda kõrge kaliibriga ja sõjaväelise auastmega vaimud, kes püüavad valitseda lausa terveid rahvusi, nagu me loeme Taanile raamatusse, Pärsia kaitseingel ja Kreeka kaitseingel, muidugi selle ei ole juttu inglitest, vaid siis teemonlikest või ingellikest kurjadest olevustest, ehk et kurjad inglid, kes püüavad tervet rahvust hoida teatud suunas. Ma olen täitsa kindel, et kommunism ei olnud põhimõtteliselt üksnes pelgalt ideoloogia, vaid see oli vaim,
vaimsus selle taga, samamoodi tarvinism. Ei ole lihtsalt filosoofia või üks lähenemine, kuidas inimkond on tekkinud, vaid selle taga on teatud vaimsus. Ja pea meeles, saatan, kes oli ülistusingel taevas ja juhatas taevavägesid ülistusse, teab ja tunneb ülihästi religiooni. Ja sellepärast igasugused valereligioonid on tema peamine viis, kuidas ta on püüdnud maailma petta, teenima mingisuguseid muid jumalusi. Esoteerika, okultism on kõik samas pajas, uus vaimsus, New Age, kõik need asjad on suunata inimese tähelepanu ära tõeliselt jumalalt, mingite ebajumalate suunas. Nii et üks on selge, Jumal näeb kõiki asju ette, ta on pikalt selles mängus ees meist kõigist. Miski ei tule talle üllatusena. Ja tema kasutab kõike ära oma eesmärkideks, sest Piibel ütleb roomlastele 11 ja 36 tema seest, räägites Jumalast, Jumala seest ja tema läbi ja tema poole on kõik asjad. Tema sees tähendab tema algatusel, tema läbi, tema osalusel, tema poole, tema eesmärke teenimas on lõppeks kõik asjad. Nii et miski selles elus ei ole uudiseks Jumalale. Jumal ei pea lugema uudiseid. Ja samas ta on andnud meile meelevalla kurjade jõudu üle. Kui sul poleks neid hantleid ja kangi vaja tõugata rinnalt või seljalihasele teha või biitsepsile või triitsepsile või jalgadele või kõhule või deltalihast arendada. Ja kui sa ei arendaks seda raskusega, kui sa ei rakendaks oma olemasolevat jõudu selle raskuse eemale surumiseks, siis sinu lihas ei areneks. Nii et kahtlemata on meie areng samuti üks põhjus, miks meil on tegemist elus pidevalt väljakutsetega, probleemidega. Näita mulle inimest, kelle probleeme pole. Aga need kõik aitavad mul kasvada, areneda. Ja kõige selle taustal Jumal saab ilmutada oma suurust, oma päästeväge. Kui ma ei oleks vajanud päästet, kuidas Jumal oleks saanud iial näidata, et tal on päästmisvõime ja tahe ja soov. Kui ma ei oleks olnud haige, kuidas Jumal oleks saanud näidata, et tema tervendab hinge, ihu. Nii et sõbrad, ma tahan julgustada teid. Meie Jumal on suur ja võimas, vägev, tark. Tema jaoks miski tule üllatusena. Ta paneb isegi kurjad asjad töötama tema huvides. Ja sina ja mina võime täielikult iga päev, igas asjas usaldada oma elud tema vägevatesse kätesse. Nii et ma julgustan sind seda tegema. Ma teen seda iga päev. Ma jätkan siin sõitu Tallinna suunas. Sõbrad, olge vahvad. Tähele. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.